Tšau kõikidele sõnnidele, kindlasti lisake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidu võite alati jälgida ka Instagramis. Ning vaatame üle, mis siin sennile lähitulevikus siis on tulemas. Mis on tulemas siin sennile? Üks kaart veel lõpetuseks ongi. Hopsti, väga huvitav, väga huvitav. Need kaardid on siin tagurpidi. Okei. Aga esimesena oli vist, mida ma laual nägin sennide jaoks väljas Hermiti või Eraku kaart. See on rohkem siuke aja omaette veetmise kaart ja enda sisemaailmaga tegelemise kaart. Hästi tugevalt ka muidugi siuke spirituaalse ärkamise kaart, et seal võib tulla mingeid uusi väljakutseid ka nii mentaalselt kui füüsiliselt, eks ju. Aga väga hea avastuse kaart ja tegelikult see kaart võib-olla ütleb, et te peaksite vähem andma nagu enda energiat teistele inimestele. Et midagi võib siin sellega olla seoses, et peate natukene rohkem puhkama või midagi taolist. Muidugi nüüd teise kaardina on siin aga väljas müntide kuus ja müntide kuus selle energia väljaandmise osas on tegelikult väga hea kaart, sellepärast et müntide kuus võib tähendada võrdset võtmist ja andmist, et ta võib olla võitude ja kaotuste kaart selline, eks ju, et igal kaardil on nagunii kaks poolt, aga ikkagi võib ta tähendada ka kingitusi ja üllatusi, et see on ikkagi siuke positiivne nagu rahaenergia. Et võimalusi siin peaks olema, aga kindlasti ei tohi siin siis sõnnid kiirustada enda otsustega, sellepärast et kolmanda kaardina on siit väljas rippuv mees või poodu ja see võib tähendada mingeid segaseid tundeid või emotsioone, et kaart kindlasti alati ütleb ka, et kui te olete emotsionaalne või kuri või kurb või midagi sihukest, et siis see ei ole kindlasti õige aeg tegemaks mingeid olulisi või tähtsaid otsuseid, et tasub siin nagu asjadele järgi mõelda ja mitte kiirustada. Et see kaart võib-olla ütleb ka, et ärge laske liigselt nagu kõrvalisel müral ennast häirida, et pigem olge selles Hermiti siukses võib-olla natukene eraklikus energias. Nüüd aga teine rida ja teise rita siia kohe algusesse sõnnile võtta karikate 3 ja karikate 3 on tegelikult mingite pidustuste või tähistamiste kaart, aga väga hea nagu siuke sõprussuhete kaart või meeskonnatöö kaart mõnes mõttes. Võib tähendada ka seda, et mingite pidustuste või tähistamiste käigus võite tutvuda mingite uute ja huvitavate inimestega, et siin võimalusi on, igal juhul kaasnevad sellega positiivsed emotsioonid, 3 karikat nii-öelda. Ja vau, eelviimase kaardina hüppab selle peale pakist välja ka müntide 9, ehk siin müntide 3 on veel puudu, siis oleks müntide 3, 6, 9, nagu mulle meeldib kuutaroga, aga müntide 9 näitab alati sihukest rikkust, jõukust, viljakust, loovust, aga väga hea siis töö ja raha energia, samamoodi mingid üllatused, kingitused, auhinnad kellegi jaoks, et midagi sihukest hästi suurt siin tundub, et on, et võib-olla praegu siiamaani on olnud mingi võrdne mingi asi kuskil mingis olukorras, võrdne võtmine, andmine, aga nüüd keegi võib saada mingi palgatõus, ametikõrgendus, mingi sihuke asi. Kindlasti tööolukorrad on siin võimalikud, aga natukene ikkagi siiski ettevaatlikult, sellepärast et viimase kaardina on sõnnil siin väljas karikate 5 ja karikate 5 on hästi sarnane kaart tegelikult ripule, mehele või poodule, et ta räägib ka nagu sihukestest emotsioonidest ja tunnetest ja karikate 5 on rohkem sihuke negatiivsete emotsioonide kaart ja ta on tihti sihuke nagu minevikule tagasivaatav kaart, et kui siin on mingid asjad minevikus, siis kindlasti peaks nagu lahti laskma, õppima enda vigadest ja minema edasi, sest karikate 5 ütleb, et pöörake ümber ja teid ootavad ees uued võimalused nagu mitmuses ka, et neid võimalusi peaks olema teil mitmeid, et kaart soovitab kindlasti vanadest negatiivsetest energiatest eemale minna. Sennid. See oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake ikka pöidlanupu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.